Kui ma annan sõnajärje üle laval olijatele, sooviksin ma edasi öelda mõned tänusõnad. Kõigepealt Meelike, aitäh sulle usalduse eest ja järjekordse meeldiva koostöö eest. Väike kingitus. Raamat. Selle raamatu väga toredad pildid joonistas Tuulike. Aitäh sulle, Tuulike, selle operatiivse koostöö eest. Kui meil on tekst ja meil on pilt, siis on meil tarvis kujundajad, kes selle kõik ühte seab. Selle raamatu kujundajaks on Karel Korp. Karel, astu ette, palun. Ja ega ma seda mikrofoni vist rohkem kauem enam oma käes hoiakski, vaid tort on ka pärast. Ja kes raamatust soovib, siis need on siin, aga enne tasub kassast läbi käia ja siis tulla autogrammi võtsma. Aga siis toredad sünnipäeva, eks? Tere meie poolt, et me täna juhime Meelikesega, Meelike ja Tuulike juhivad ise oma õhtut. Ja eile siis natukene arutasime, et millest me siis räägime. Ja tegelikult me räägime sünnipäevadest ja ma alustaksingi sellest, et mida sünnipäev sinu jaoks üldse tähendab ja kuidas sa tähistad oma sünnipäevi? No põhimõtteliselt mina ei tähista oma sünnipäevi, sest mina olen jaanilaupäeva õhtul sündinud. Nii et te isegi saate aru, et siis sel päeval on jaanilaupäev, eks ole, põhiliselt. Ja kui ma olin väike, siis ma olin palju ju ikkagi suviti nagu tollal oli. Ma olin vanaema juures, kohe kui kool lõppes, pandi mind bussi peale. Ja augusti lõpus vanaema pani uuesti bussi peale, siis sõitsin linna tagasi. Aga kui sa küsid, et mis mälestus mul on tore sünnipäevas, siis see on see, et kohe kui ma jõudsin maale, hakkas vanaema mune korjama. Sellepärast, et sünnipäevatorti oli vaja teha ikkagi. Ja selleks oli vaja 10 muna. Ja vanaemal olid kanad, niisugused vanavõitu, vähe munesid, oli vaja neid korjata. Aga siis 10 muna anti tädi Iirale ja tädi Iira tegi väga ilusa tordi. Ja mul on meeles, et see oli tumekollane ja seal vahel oli võikreem. Ja see võikreemi sees oli suhteliselt tükid, mis oli tunda. Ja et võib-olla osad teist on ka sellise mälestusega. Et see on mul nagu kõige toredam mälestus tegelikult oma sünnipäevasest. Et sinu selles raamatus, mida ma olen ilmselt vist kõige rohkem lugenud siin maailmas, siis praeguseks, et ongi hästi tähtsal kohal kõik see perekond ja vanaemad ja tädid-onud ja selline nagu pullerbi. Et ma mõtlesin just selle üle, et võib-olla see tänapäeva lastekirjandus hästi jõuliselt tuleb sisse, siis see kaasaegne ühiskond või uued peremudelid. Sina oled jäänud ikkagi sellise heas mõttes ilusa sellise traditsioonilise mudeli juurde, et on ema, isa, lapsed erinevast soos, siis on vanaemad, tädid-onud, kõik teevad torti ja nii edasi. Et mida see sulle tähendab või miks nii? No mulle ongi perekond hästi tähtis, et mulle on hästi tähtis oma perekond, mul ongi hästi tore ja osa sellest suurest perekonnast on siin ka esindatud. Ja et mulle meeldib luua niisugust turvalist maailma ja minu lasteraamatutes reeglina see maailm niisugune turvaline on. Aga et kuna ma olen pereterapeut ja olen muidu ka eluasjadega täitsa kursis, et siis miks mitte teha üks kärgpereraamat, eks ole, kus ongi nagu 2 peret ja kus ka juhtub asju, aga siis võib-olla ka läheb ikkagi paremini. No mina olen suur illusionist selles mõttes, et ma tahan ikka, et hästi läheks, ma tahaks, et suhted oleks head, ma tahaks, et oleks lähedus, et oleks ka, kui on mingi jama, et siis see lahendatakse. Et nii nagu selleski raamatus on ikkagi palju seda, et kui läheb, juhtub midagi
kellelegi ei meeldi midagi, mingi probleem tekib, mingi 100 häda on lastel ju ikka, et siis need asjad lahenevad kõik kenasti, et üksteist kuulatakse ja koos leitakse lahendusi, et see on mulle töös tähtis ja see on siin raamatus ka sees. Aga et ma võtan natuke nüüd tagasi, sellepärast et ma tahan küsida nüüd sinu käest, et milline on sinu tore sünnipäev? Mul on sama saates, mis sulle, ma ei ole küll jaanilaupäeval sündinud, et aga suvel ja seda lugu ma olen ka rääkinud, kuna see ei ole mu esimene sünnipäevaraamat, mida ma olen teinud, et seda ma rääkisin ka, olen siin kohas juba rääkinud, et mina sündisin augusti alguses, mis tähendas seda, et kõik minu koolikaaslased ja sõbrad olid kuskil ära ja sünnipäeval käisid ema sõbrannad ja kinkisid mulle kitleid, mis ei keerutanud. Et siis see oli siuke väga dramaatiline. Aga ja see oli nii kade kõikidele laste peale, kes olid nii tähtsad, see kommi kooli tuua ja teistele pakkuda, see oli nende päev ja minul ei olnud seda kunagi. Aga ma väga ei olegi tähistanud, nagu viimane kord väga ammus, kui ma 40 sain, siis käisid sõbrad, aga viimased rohkem ei ole jah. Et vaikselt, et ei ole olnud nagu väga tähtis ja torti ei ole ka väga olnud. No mina olen muidugi juba nii vana, et sel ajal, kui mina olin väike, siis saadeti telegramme ja vahel juhtus ka nii, et isal ja emal oli palju tööd, mis iganes nad seal linnas tegid ja nad saatsid mulle telegrammi. Noh, ei olnud aega kohale tulla. Noh, mis seal ikka. Saatsid telegrammi, aga telegrammi tädidel onudel oli läinud sassi. Nii et ma olen saanud umbes 6-aastasena niisuguse telegrammi, et armas Meelike, palju väikest, vähe äikest. Mis ilmselt pidi minema ühele pruutpaarile, eks ole. Ja see pruutpaar omakorda ilmselt sai siis niisuguse telegrammi, kus oli palju õnne sünnipäevaks. Miks mitte segadusi juhtub. Kui nüüd selle raamatu juurde minna, siis see on sinu 7. lasteraamat, jah. Ja ma saan aru, et sul on 5 lapselast. Ja nüüd ma küsingi, et kas Rasmus on päriselt olemas, et kas ta on inspireeritud kellestki konkreetselt? Rasmus sündis minu peas, et Rasmus selles mõttes ei ole päriselt olemas, aga noh, niisugust Rasmuse taoline laps on kindlasti olemas, sest et minu lasteraamatutes on ikkagi, mul on palju prototüübiliselt ikkagi oma lapselapsi seal ja mulle meeldib üles kirjutada, teha märkmeid, mida ma saan hiljem kasutada ja et ka seda raamatut kirjutades mul on seal sees ju nii Franz, kes on praegu 5-aastane ja Magnus, kes on 8 ja Magnus üldse, kus ta oleb? Magnus on seal Lehvita Magnus, muuseas on minu kirjanduslik konsultant. Sest te teate ju, millised lapsed on. Lapsed on väga sirgjoonelised, nad on väga ausad. Ja Magnus on niisugune lugeja poiss ja siis, kui ma olin esimesed sünnipäevalood ära kirjutanud, siis ma ütlesin Magnusele, et Magnus, ma tahan sulle ette lugeda ühe jutu. Ja ma lugesin talle ette, mul oli siis valmis see Magnuse sünnipäev, mis on seal põhimõtteliselt on see Sky Parkis, kuigi ega ma seda ei ütle välja, aga põhimõtteliselt see on seal kuskil ronimise ja hüppamise kohas. Ja Magnusele see niimoodi, ta ei hüppanud küll vaimustusest, aga ta üldiselt ütles, et see on täitsa okei. Aga et siis, kui ma lugesin talle ette mamma sünnipäeva, kus on see Vareste lugu, siis ma nägin juba keset lugemist, et Magnus nagu, et ta oli nagu niisugust nägu ja siis ma ütlesin, et Magnus, et kuidas see sulle meeldib, Magnus, et Kas sa võtsid arvesse? Loomulikult ma võtsin arvesse, sest kuidas ma ei võta arvesse, sest muidugi ma võtsin arvesse, sest et ma peaaegu pool sellest jutust tõmbasin maha, sest ma sain aru, et ongi nii, et see laste ausus ja siirus on tohutu tore asi. Eile, kui me rääkisime, siis sa küsisid, et kuidas see raamatutes alguse sai, ma tegelikult ei mäletanud. Ma otsisin täna hommikul üles oma kataloogidest, et kas mul on alles mingeid märkmeid selle kohta, et kuidas ma alustasin. Ja siis mul tuli meelde, et Franz, kes oli siis, oli 4
ja Franz oli eelmisel päeval saanud 4 ja järgmine päev oli ta minu hoida. Ja siis Franz küsis, et millal mul jälle sünnipäev tuleb. Eile oli olnud sünnipäev. Millal mul järgmine sünnipäev tuleb? Ma ütlesin, et noh, üks päev vähem kui aasta pärast on sul järgmine sünnipäev. Ja siis Franz vaatas mulle oma suurte silmadega otsa, ütles, et kas see on homme? Lihtsalt see laste armsus ja ausus on nagu nii tohutu toredad. Ja see oli nagu, ma arvan, tagantjärele, et see oli nagu see impulss, et laste jaoks on sünnipäev nii tähtis päev. Ma mõtlesin, et miks mitte teha neist raamatut, kus ongi ainult sünnipäevad, mitte midagi muud seal ei juhtu, eks ongi ainult sünnipäevad. Aga et kui ma hakkasin kirjutama, siis ma muidugi alguses mõtlesin, et noh, need on kõik niisugused ägedad sünnipäevad, mis no ei toimu mitte seal närvikeskused, seal kindlasti mitte, aga et ronimiskohas, batuudi majas, ma ei tea, liikluslinnakus. Aga siis, kui ma hakkasin kirjutama, siis ma sain aru, et tegelikult niimoodi ei ole, mulle ei meeldinud niimoodi hästi. Siis ma mõtlesin, et aga elu, eks ole, võib ju juhtuda nagu issi sünnipäev oli, issi jäi haigeks hoopis, eks ole. Issi sünnipäeva hoopis peeti issi voodis, siis issi oli seal ööbakil ja emme ja Rasmus siis mängisid lauamängu, eks ole, ja või Taadu sünnipäev, eks ole. Rasmus küsib, et Taadu on ju surnud, et kuidas Taadu sai meid sünnipäevale kutsuda? Selle, et aga siis issi emme seletavad, eks ole, et millised kombed on. Et noh, see on ka nagu minu viis nagu ehitada seda turvalist maailma, eks ole, jah. Nii et ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele muidugi? Muidugi. Mul on veel üks küsimus, et ma olen nii palju mõelnud seda, et me eile ka leidsime, et me oleme sinuga sellised natukene võib-olla vanamoodsad, mina või unistus, et see turvalise sellise maailma nagu inimesed, et väga selliseid valupunkte nagu torkima ei lähe, et aga ma mõtlen veel selle üle, et mis on paras väljakutse võib-olla kui enam endal ei ole selliseid väikesi lapsi, et see keelekasutus, et tänapäeva nagu lastel ja noortel on ju see muutub ja see sõnavara on nagu teistsugune, et kuivõrd sa seda nagu arvestad või sa ikkagi nagu kirjutad nagu sa ise nagu tunned või sa nagu ütleme, proovid siis jäljendada või kohandada seda siis tänapäeva laste sellise keelega? No sündmused ikka ju toimuvad nii-öelda reaalajas, eks ole, siin ja praegu, nii et ma usun, et kirjutaja kõrv peab olema väga lahti ju, väga tähelepanelik selles mõttes, et kuidas inimesed üldse räägivad ja kuidas lapsed räägivad. Ja et ma tegelikult kirjutades ka kogu aeg nagu kontrollin seda, et kas laps ütleb nii, et võib-olla vanem inimene ütleb nii või teismeline ütleb nii, aga et kas 7 ütleb nii, kas 8 ütleb nii, kuidas 5 ütleb, et see peab ikka täpne olema, et ma kindlasti seda püüan jälgida. No kus sa pead silma peal hoidma kogu aeg. Jah, okei. Aga rääkides sellest vanaaegsusest, vaata, siin on omamoodi ju väljakutsed ka, ma usun sulle kui illustraatorile, et kui me vaatame praegust lastekirjandust, siis illustratsioonid on ju ka seinast seina, eks ole, on igasuguseid kriipsujupusid ja jänes ei ole jänes ja inimene ei ole inimene, aga auhinnad tulevad, eks ole, ikkagi selle eest ka. Aga et samal ajal, kui sina ütled, et sa oled niisugune traditsioonilisem nagu minagi joonistajana, et mis väljakutseid see esitab sulle? Jah, et mul on nagu see taak, aga ma olen sellega juba leppinud, et ükskõik kellelt ma küsin, et nagu ikkagi mul on ju oma inimesed ju ka, kellele ma näitan siis oma töid ja siis nad ütlevad kõik nunnu. Ja siis ma, aga mis nunnu on ju, et teile, kes nüüd ma saan aru, minul on alguses nunnu, et ega ma teistmoodi ei oska. Aga mis on väga suur väljakutse minu jaoks ongi see ja mis selles raamatus, kus on ikkagi 13 erinevat inimest on ju erinevas vanuses, on võib-olla see, et just need stereotüübid, et
kuidagi automaatselt, kui sa pead hakkama joonistama nagu ütleme ema või sa joonistad vanaema või niimoodi, et siis sa noh, pead ju andma mingisugused tunnused, et loomal on hästi lihtne, ta joonistab palli, joonistab pikad kõrvad, kõik saavad aru, et on jänes. Ükskõik milline see pall on, kõik saavad aru, et jänes. Ma olen seda ka katset teinud oma nagu mingisuguste õpilaste ja laste peal, et kõik saavad aru, on ja. Ja inimesega on ju niimoodi, et kuidas sa siis saad aru, et see on vanaema. No, et tal on põll ja võib-olla neid tuttid ja sussid ja väike hall rokirull kuskil ja nii edasi. Ja mul on sattunud viimasel ajal päris palju neid vanaemasid joonistada. No siis ütleme, võib-olla on ka korpulentsam ja nii. Siis mõtlesin, et aga hallo, need on ise vanaema eas. Noh, et ei vannuks veel alla siiski või et ei ole mingit tutisusse siin. Et see on nagu natukene väljakutse võib-olla, et mitte sinna nagu stereotüüpi minna, aga ma ikkagi lähen. jah, seal on ju raamatus on väga tore mamma, kellel on roosa kampsun ja kellel on pärlid kaelas ja kellel on väga ilusad krunnid ja noh, et miks mitte ka niisugune, vaat seal on vist see, eks ole, et kui laps vaatab pilti, ta peab aru saama tegelikult, et noh, jänes on jänes ja vanaema on vanaema, aga praegu võib tõesti olla segadus, sest on olemas nii need hallikrunniga ja natukene korpulentsemad võib-olla vanaemad, aga siis on olemas vanaemad, kellel on stiletod jalas ja ma ei tea, ja igasugused muud asjad küljes, kus mitte ükski asi ei viita, et tegu võib olla vanaemaga, eks ole. Ja tegelikult oleks väga nagu lahe kuidagi osata või julgeda neid niimoodi joonistada, et aga no muidugi üks tekst ka tingib, et kui ma oleks sulle sinna stiletodega vanaema joonistanud, et ma ei usu, et see oleks läbi läinud, noh. Ilmselt mitte. Aga mis on üldse kõige imelikum või kõige, noh, ma ei tea, tõesti, mis on kõige imelikumad asjad, mida sa oled pidanud joonistama kunstnikuna? Esimene asi, mis kohe meenub, oli sitasitiga kompott. Et see oli suhka väljakutse, et mõtled, milline ta siis on, et siis siis teed sinna vaatad, guugeldad natukene, selles raamatus konkreetselt ikkagi näiteks lehmakook on ja et mitte, et ma oleks lehmakook on elus vähem näinud, aga ikkagi Google'ist ikkagi vaatasin, et nii krobe, milline, mis värv täpselt, kui rohekas, kui kroonikas. Et siis tegin paar kärbest ka ümber, et siis ikkagi viitab nagu lehmakoogile rohkem, et ei ole nii puriklurakas seal. Et sellised asjad, aga need on kõige lahedam ka teha, need on kõige toredam teha. Mulle väga meeldis, kui sa olid joonistanud selle lehmakoogi pildi, siis sa panid selle Facebooki ja siis seal all oli lause, et iga kunstniku elus saabub aeg, kus ta peab joonistama oma esimese lehmakoogi. See oli tõesti väga tore. Võib-olla mõnel ei ole veel vedanud, ei ole veel saanud joonistada, aga... Aga kas selle minu raamatu, viimase raamatu pilte joonistades, kas oli midagi, mis oli väljakutseline? No, võib-olla ei olnud, aga ma lihtsalt küsin, et mis oli siin väljakutseline sinu jaoks? No minu jaoks isiklikult on inimeste joonistamine kohutavalt raske. Kohutavalt raske, nagu kõige raskem asi, et mulle tulevad sellised oravad ja sitasitiga kompotid nagu ja sellised loomad on ju. Sellised naljaasjad tulevad nagu hästi välja, aga inimeste ees on kuidagi mingi nagu aukartus, et ma kuidagi ja siis ma nagu loomulikult ma ei taha, et nad kõik ühte nägu tulevad või niimoodi, et aga ja inimeste joonistamine on keeruline, et see oli kõige raskem ja ma mõtlen ja siis ongi see, et kui ma olen just rääkinud enne kõik oma sõbrannad läbi kurtnud peale viimast inimeste raamatut, tahaks nad ometi loomeööseda ja siis tuleb järgmine 13 inimest. Aga samas on hästi arendav, et ma nagu ikka võtan niisugused väljakutsed vastu, et mis ajuvad lehmakoogi juurde jääda. Aga kas sul on, et minul kirjanikuna on ikka, et kunagi ei ole väga kindlat prototüüpi, et mulle meeldib üldse kirjandust, see tegemist kirjeldada nii, et see on nagu, et sul on mitu puslet on korraga maha kukkunud. Ja siis sa hakkad seda nagu kokku lappima, aga et sa ei saa seda päriselt kokku, siis need lähevad segamini omavahel ja siis osa tükke on kadunud, sinna sa mõtled midagi muud välja ja see on niisugune
surra-murra nagu, et seal on nagu palju detaile, mida võtta siit või sealt. Et kui sina joonistad neid inimesi, neid lapsi, et kas sul on ka keegi, ka selle raamatu puhul, et oli sul keegi mõne puhul ka mõni konkreetne silmade ees? No ei olnud, et ma nagu ikkagi sellest kirjeldusest kuidagi siis proovin selle lapse sünnitada. Et no me rääkisime ka eile on ju näiteks, et ma pidin otsustama ära on ju, kuna tekst ei viidanud on ju, mis värvi juuksed on Rasmusel on ju. Et siis otsustasin, et ei ole siuke Eesti tüüpiline, mida kujutatakse selline linalakk on ju, et pruuni hoopis ja endale rohelised silmad ja et see on nagu tore, et siis mõtled, milline ta ema on, kas ta rohkem emasse või isasse või et nagu see, et ütleme, kui sa veel ühte perekonda joonistad, et siis sa ikkagi kuidagi sa natukene mängid, et nagu mingi see sugulus kuskilt võib olla kajastuks. Aga see oli, vabandus, et see oli hästi tore lugu, mis sa eile rääkisid, et kuidas sa seda papa prototüüpi otsisid siis, kui sa Marju sünnipäeva tegid. Ma ei saa öelda, papa prototüüp istub siin publiku hulgas, aga ma pidin poseerima ikka mulle, siis mõtlesin, palun nüüd tõusa püsti ja keera ennast nii, nagu sa oleksid just nagu värvi sisse istunud ja vaatad oma tagumikku, et kas sai värvis, eks. No see on, ma arvan, et kõik illustraatorid nagu rakendavad perekonnaliikmed, hoia nüüd seda niimoodi käes ja kuidas su käed on ja et siis saab vastastikku poseerida niimoodi, jah. Aga kas sa teinekord, mul on meeles üks kirjanduslooline seik, et kui Ilan Viklund otsis nagu seda, et mismoodi näeb välja Karlsson, et tekst oli juba olemas, aga tal ei olnud Karlssonit. Et siis ta on kuskil intervjuus öelnud, et ma kohtasin seda Karlssonit keset Berliini linna, et see oli üks paks onkel, kellel oli ruuduline särk seljas, et kas sul on ka mingeid niisuguseid kohtumisi? Praegu ei tule niimoodi ette küll jah, et niimoodi ta nagu noh, ma võib-olla näen, kui ma näen mingil lapsel selliseid lahedaid juukseid või et siis ma mõtlen. Näe mingit detaili. Aga noh, kuidagi ikka ju nagu lased peast läbi ja mõnikord sa joonistad kui inimesi joonistab, ma arvan, kõik väikesed tüdrukud joonistavad niimoodi inimesi, et nagu printsesse ja värke ja siis teevad oma lemmikleita neile selga ja et siis, et see illustratsioon pakub ka sellist võimalust ennast välja elada, et noh, et loomulikult ma teen ju nendele lastele sellised asjad selga, mis mulle meeldivad ja panen sellised nõud lauale, mis mulle meeldivad ja kaunistan tordi nagu mulle meeldib, et nii palju kui et see kirjanik sulle vabadust annab, et mõned ju kirjutavad hästi detailselt on ja mõnikord oled nagu vabam, et siin oli ju meil ka väike nali oli see, kui ei olnud piisavalt tähelepanelik ja minu jaoks oli kunstnik tädi Varju mustade juustega nagu siin palun väga Sirli Oder prototüüp istub meil publikus on ju. Et ja siis tuli reelikult hästi selline, et nagu sellel Marjul on tegelikult punane peal, see on okei, aga. Marju lehvita meile. Sinust on jutt. Et seal on üks prototüüp ja sul nagu. Kui väsinud te juba olete, mul oli, ma mõtlesin, et me oleme pool tundi umbes rääkinud, et meie võime siin jõuludeni rääkida. Jaa, teil ei ole sellega üldse probleemi. Aga et me rääkisime ka sellest, et ma võib-olla loen ühe juttu, kui on jaksu kuulata. Aga et noh, ma ei tea, mis kallupi me siin teeme siis, et kes jaksab kuulata ja kes ei jaksa. Et ikka jaksate jah, väga tore. Aga et ma loodan, et mul on piisavalt vaba hääl, et ma ei saa korraga mikrofoni öelda ja võib-olla ma ütlen üks. Nii, siis ma mõtlesin, et mis looma teile loen. Ja siis ma mõtlesin, et ma loen Emme sünnipäeva, see on ka see lugu, mis Frantsule hästi meeldis ja Frans kahjuks on haige, et Frans ei olegi siin. Ja selle Emme sünnipäeva oli veel see lugu, et siin Emme on siin nagu hästi ilus ja hästi armas. Ja sellega veel oli see nali, et ma ei mäleta, keegi mul lapselastest vaatas seda pilti, et see on Kobnaiast. Ei ole.
seda ma rääkisin ka, olema kuulda, ma teatan praegu mikrofoni, et rääkisin ka Tuulile, et see on nii tore nagu lasteraamatute juures, et sa ei tea ju, mis illustratsioon tuleb, eks. Ja siis, kui sa neid näed, siis nagu kõige parem illustratsioon on see, mis rikastab tegelikult teksti. Et see illustratsioon lisab nagu sellele tekstile midagi, millele mina ei ole mõelnud, mida mina pole teadnud, aga ometi, mis on sinna tulnud nagu juurde selle pildi kaudu. Ja kui ma seda armsat emmet vaatasin, ma ei mõelnud, et siin on lugu ju selles, et emme võtab teatripiletid omast aru vabaõuetendusel, aga ajab päevad segamini ja siis see asi lõpeb hoopis teistmoodi. Aga ma üldse ei olnud mõelnud selle peale, et see emme paneb, nagu ta paneb hästi inimesed leidis liiga ja tal on väike kotikene ja tal on nagu ingakesed ja ma ei mõelnud üldse selle. Kui ma seda nägin, siis oli nagu tore ja see emme on üldse hästi tore. Ühesõnaga, kõik on väga tore. Nii, ma kodus mõtlesin, kui 7 minutit see on kubi. Nii, emme sünnipäev. Emme küsis Rasmuselt ja Issilt juba kuu aega enne oma sünnipäeva, et kas neile meeldiks, kui nad kõik kogu suure perega läheksid tema sünnipäeva puhul teatrisse. Ja kuna oli suvi, siis loomulikult valiks ta välja mõne toreda vabaõuetenduse. See mõte meeldis kõigile. Teatripäeva pärastlõunal asuti tööle. Sõita oli umbes tund aega. Kui nad hakkasid vabaõulava lähedale jõudma, oli Rasmus ja emme imestunud, et ümberringi kõiki vaikne on. Seal polnud õieti kedagi, see tundus imelik. Kas sa sõitsid ikka õigesse kohta, küsis ta Issilt. Jaa, sa ütlesid mulle kuhu sõita, täpselt nii ma tegingi. Emme võttis piletit välja, et igaks juhuks kontrollida, koht oli täiesti õige. Aga mis õige ei olnud, oli kuupäev. Nii. Aga mis õige ei olnud, oli kuupäev. Issi pani suunalule sisse ja peatus teeäärselt toetas. Ka papa-mamma auto, mis sõitis nende järel ja tädi Heleni oma kõige taga jäi seisma. Kas juhtus midagi, küsis papa autost välja rahides. Emme hoppas ja ütles. Tuli välja, et täna ei olegi seda etendust. Ma vaatasin valesti. See on hoopis 2 nädala pärast. Ei teagi kohe, mida nüüd teha. Kuulge, mõtle vist midagi muud välja, kui me siin juba oleme, nagu Fransu Issi. Jah, ei ole ju mõtet niisama koju tagasi sõita, nõustus papa. Uurime, mis siin lähedal veel põnevat toimub, võttis Rasmus Issi taskust mobiili. Nii, mis meil siin on, tullis Issi telefoni. Me saame teha rabamatka. Kes on rabamatka poolt? Keegi ei olnud. Siin lähedal on vana rüütlilossi vanemad. Kes tahab minna? Rasmus ja Frans tõstsid peale. No vaatame edasi. Õhtul on siin kandis Päikese loojaku kontsert. Kes on kontserdi poolt? Keegi ei olnud. Natuke aega valitses õhtuvaikus, mille katkestas Rasmus ja Issi nüüd. Käes, teeme ise teatrit. See idee hakkas Issile endale otse kohe üliväga meeldima. Siin lähedal on üks väike lava. Ma olen seal kunagi käinud, läks ta veel rohkem elevile. Sinna me läheme. Ära tee nalja, mis teatrit me seal ikka teeme, kahtus mamma. Aga miks mitte oli Issi ühindas peale, kui mina teatriga nagu koolis käinud, minna linna ette. Näiteringis olen isegi mina käinud, kiitis papa. Me mängisime pisu enda. Rasmus ja Frans kuulsid, et papa ütles pisu enda ja kutsusid tükk aega naerda. Kuigi kõik olnud teatritegelisi ideest nii vaimustatud kui Issi ja papa, siis ikkagi istuti autosse ja keerati peagi suurelt maanteed väikesele metsateele. Seal oli tõesti väike lava, katusekaarega. Lava ees oli plats puupunkidega. No, siin see emme seiskega, jah? Ah, nii ilus koht. Mis tükki te tahate mängida, küsis ta. Me võime teha 7 kitsedalle, vastus tädi Helen. Teeme hoopis punamütsikest ja hunti, lausus Rasmus. Mina tahan hunt olla. Teeme ikka 7 kitsedalle, seal on rohkem tegelasi, arvas Fransu emme. Mina tahan ikka hunt olla, kinnitas Rasmus. Nüüd vaadati, kes teisi osi täidavad. Jäi nii, et tädi Helen oli kitsedalle teema, papa jahimees ja Rasmus hunt. Kõik ülejäänud pidid olema kitsedalle ja kuna sel juhul poleks üldse olnud pealtvaatajaid, siis mamma ja Fransu emme Issi istusid lava ette esimesse riika. Mina ei taha kitsedal olla, ma tahan ka hunt olla nagu Rasmus. Oli Frans korraga jutu ääre. Olgu peale.
Neil võib rohkem mõtte ka olla, kui muinasjutud oli Rasmuse issi kohe nõus. Kuna nii oleks kitseemal olnud ainult 2 talle, oli mamma nõus vaataja rolli kitsetalle oma vastu vahetama. Aga kes sina oled, küsis Rasmus issi. Mina juhin etendust ja kõik peavad minu sõna kuulama, sai ta vastuse. Rasmuse issi võttiski kohe juhtimise enda kätte ja hüüdis lava ees seistes. Etendub tükk nimega Hunt ja 3 kitsetalle. Tähelepanu, alustame. Tädi Helen ütleski kohe kitsetalle, et alustab lapsekesed, mina lähen tööle ja teie jääte üksinda koju. Metsas on kurjad hundid, kui nad ukse taha tulevad, ärge neid mitte nii pillu tuppa laske. Vaevalt oli kitsetalle ema seda öelnud, kui kohe hüppas tallekeste juurde Rasmus Hunt. Tehke uks lahti, ma söön teid kohe ära. Frans jooksis, Rasmuse sabas hüüdis omakorda. Tehke uks jalamaid lahti, mina söön teid ka kohe ära. Oot, Hunt peab ikka veidi kavaldama, kitsekesi meenutama, lausus Rasmuse issi. Kuidas see käib, ei tulnud kummagile hundile kohe meelde. No tee peenikest häält, räägi õrna häälega, ühtel sa oled hoopis meie emme, sosistas mamma Fransule. Ma ju ei ole. Rasmus võttis Fransul käest kinni, alustas. Tere kitsetalle, palun tulge meiega mängima, me olime väga head hundid, me ei söö teid üldse ära. Ma nüüd natuke näotsada, sosistas Frans Rasmuse kõrval ja naeratas kavale. Kitsetalle kepslesidki õue laval algas hirmus tagaajamine. Käes, võttis poisid, kes said kaksikud kätte ja hoidsid neid kinni. Mis mina pean tegema, oli mamma nõutu. Sina mine kellakapid peitu, sosistas Rasmuse issi talle ette. Ma ei mahu, sosistas mamma vastu. Järgmisel hetkel tuli lavale papa ja inimese tuli kurja hääl. Hundi, kas siia? Mis te kiusate väiksemaid? Kas te ei tea, kuidas viisakad olla? Ta võttis mõlemad hundid rättis kinni ja kutsus kitsekesed enda juurde. Kuule, muinasjutus on hoopis teistmoodi, hakkas Rasmuse issi vastu, aga papa ei teinud kuulmagi. Meil tuleb nüüd hoopis sõbralik lõputants, võttis ta juhtimise enda kätte. Ka kitseema liitus endaga ja kogu seltskond kaupis. Lava võrgus tantsuveetis. Kõik 2 pealtvaatajad lapsekusid, nii et peod tulisid. Ainult mamma lüpsas etenduse lõpuringist minema, aga seda ei märganud keegi enne, mida tagasi tuli. Ja imed küll, mamma käevangus oli auto pagasiruumis peidus olnud suur pikniku korral. Hiiglaslikule ruudulisele piknikulinale laotati kõik hea ja parem, mees, kõik hea ja parem, mis korvis leida oli. Kõht oligi selle aja peale väga tühjaks läinud ja huntidel oli lausa hundis. Nii, see mehtens. Meil on kord, sest et minu meelest on kõige toredam asi üldse selle esituse juurde, sellepärast, et kui on sünnipäeva raamat, siis peab olema sünnipäeva raamat. Ja ma ütlen, et meil on siin parasjagu selline seltskond, et kõigile jagub torti. Aga mis me küünaldega pidime tegema? Mõlemad olema. Kas äkki on keegi, kellel on sünnipäev hästi lähedal? Või oli just, no näed, Doris või siis küünald, jaa. Kas see on okei, et sa lähed sinna tordi juurde? Millal sul sünnipäev oli? Sul tuleb? Väga tore. Nii, aga siis sa saad juba nagu üks peakoovi teha oma sünnipäevale praegu. Ja, tule. Nii, aga siis, kas siis hakkamegi torti sööma ja lõpetame selle jutuvaga ära? Okei.